Tere head vaatajad ja kuulajad, oleme siin järgmise kandidaadiga nendel kohalikel valimistel. Tere Ott. Tere. Sina oled juba aastaid tegutsenud Viljandis ühe populaarsema spordialaga tennisega ja nüüd ka tegelikult padeliga, nii et ja ehitate ka uut sisehalli siin, kuidas üldse kirjeldaks võib-olla, kuidas viimaste aastate jooksul läinud on Viljandi spordielu nii-öelda arengul, et kas või teie enda spordiala vaatest? No meie spordiala vaatest me proovime kogu aeg kasvada ja teha asju paremini ja automatiseerida ja kaasata uusi inimesi, tuua neid oma spordi juurde. Aga kui sa vaatad ka, ütleme seda kogu süsteemi linnas, kuidas sport on üles ehitatud, et siin on väga palju erinevaid selliseid arutelusid olnud viimastel aegadel eriti, et see linnapoolne nagu spordi rahastamine, et kas need põhimõtted on need, mida sa võib-olla ühe spordiala eestvedajana nagu ootaks või tegelikult sa näed, et siin on nagu kohta, mis peaks nagu muutma? No esiteks ma arvan seda, et Viljandi linn on üks rikkamaid Eestis selles suhtes, et meil on 13 erialaga spordikool, mida linn siis peab üleval. Meil on väga mitmekesine spordibaaside võrgustik linnal endal ja meil on väga palju tublisid erahuvikoole, kes teevad ka väga head tööd noortega ennekõike. Mis puudutab nüüd natukene võib-olla seda rahastust ja linnapoolset nii-öelda spordivaldkonna huvihariduse rahastamist, siis see süsteem minu meelest on veidi ennast täna ammendanud. Siin on mitmed näited ka meedias nüüd olnud, näiteks uisualade olukord, mis neil siin tekkis, et jutt oli, et peavad võib-olla uksed sulgema ja nii edasi, et see minu hinnangul tuleks üle vaadata, pulkadeks lahti võtta ja panna siis ühiste arusaamade järgi uuesti kokku. Ehk siis ühelt poolt nii selliste nagu gruppide rahastamine nagu nende noorte järgi, kui ka teiselt poolt see taristu kasutamine, et ka need siis oleks võrdsetel alustel, ma saan aru, et see on üks mõte. Täna on tegelikult Viljandi linna spordi rahastamine toimub nagu 3 kategoorias, et on olemas spordikool, mida siis linn rahastab täielikult. On olemas siis klubid, kellel ei ole spordikooli osakonda, kuid kes saavad linna baase tasuta kasutada. Ja siis on 3. pulgal on nii-öelda siis need erahuvikoolid, kes tegelikult peavad sisuliselt ise hakkama saama. Nad saavad taotleda toetust läbi tegevustoetuste süsteemi, aga kuna seal eraldatakse vahendeid maksimaalselt 9 aastaks, siis pikaaegseid investeeringuid või plaane on sisuliselt võimatu selle baasilt nagu teha. Ja need alused ei ole täna võrdsed paraku minu meelest, et väga raske on nagu ellu jääda uutel tulijatel. Et ühest küljest on tore, et meil on hästi palju võimalusi, aga teisest küljest täna me oleme olukorras, kus linn peab tegelikult hakkama nagu tõsiselt vaatama ja valikuid tegema ja see on nagu hea hetk need alused uuesti üle vaadata ja ühiskondlikult kokku leppida. Aga kui sa nüüd ise ka selle otsustamise juures saaks olla järgmise 4 aasta jooksul ka ühe otsustajana volikogus, et mis sa näeks, mis oleks need esimesed sammud, mida võiks nagu teha või mis on need pulkadeks lahtivõtmise nagu alused? Esiteks tuleks olukord ära kaardistada, need klubid, need baasid. Ma usun, et meil on suur osa tegelikult sellest tööst tehtud siin mingid aastad tagasi, kui toimus ka üks tõsisem debatt siin Viljandi linnas spordielus. Et seal on päris palju andmeid meil juba olemas, aga kindlasti tuleks see uuesti nagu lauale tuua ja lahti võtta ja vaadata sinna sisse ja siis sealt hakata nagu vaikselt liikuma. Sest võib-olla ka paljud ju ei mäletagi seda, et ka teie olite ühel hetkel ju ka treeningutega spordikooli ajal ja läksite eraldi tegutsema klubina, mis täna on ju ülimalt edukas näide. Samamoodi jalgpall, mis oli ju kunagi ka spordikooli all väikse rühmaga või kordades väiksema rühmaga, täna tegutseb eraldi klubina üle 200 noore. Kas see on ka see koht, kus me tegelikult võib-olla peaks nagu soosima rohkem seda eraalgatust ja andma tuge võib-olla nendele linna poolt natuke kaasa, aga mitte tegema nagu kõike nagu ära. Kindlasti jah, et siin ongi see küsimus, et see võiks olla võrdsetel alustel see toetamine. Täna on natukene, mulle tundub, et see ühele poole kaldu ja seetõttu on väga raske nendel just, kes on atraktiivsemad, kes suudavad kaasata inimesi, et neid oleks vaja nagu aidata nii-öelda siis edasi liikuda, sest nemad on need, kes lõpuks toovad linnale ka kõige rohkem kasu, mina leian.
ja võib-olla teine teema ka, millest hea sinuga rääkida, et kuna teil toimub ka aasta jooksul väga palju erinevaid võistlusi ja ka treeninglaagreid, et kuidas sa näed seda sporditurismi vaadet, et palju siin nagu Viljandis võib-olla avastamata tegevusi või suundasid, kuhu saaks veel panustada? No ma usun, et Viljandi sporditurism selles suhtes on ikka üsna lapsekingades täna, et meil on väga hea taristu, meil on väga kompaktne keskkond järve ääres. Ja me ei ole suutnud seda paraku nagu ära realiseerida, et ma arvan, et siin on nagu ala realiseeritud see päris suuresti, et siin on nagu väga palju asju, mida me saaks teha ja suhteliselt lihtsa vaevaga. Ma arvan, et see on üks asi, millega ma kindlasti tahaks ka tegeleda või aidata tegeleda. Aga tood sa mõned näite veel konkreetsema äkki hea kohe inimestele? Ma toon niisuguse lihtsa näite. Meil on üks meie nii-öelda nimiüritusi on Viljandi järvejooks, ümber järvejooks 1. mai. 1. mai hommiku kell 11 linn läheb rahvast täis, hakkab sagimine pihta, kell 3 on linn tühi. Ma ei tea, 3-4 tuhat osalejat, eks, aga tarbimisse linna majandus ei jõua sealt suurt nagu midagi. Et tegelikult nagu päris suur, vahva, vinge üritus, aga reaalne, ma arvan, reaalne nagu majanduslik mõõde on suhteliselt väike sellel üritusel. Et seda saaks näiteks proovida 2-päevaseks teha, tuua need inimesed siia ööbima, restoranisse sööma õhtul, et midagi sellist, et see on, ma arvan, see on väga hea näide nagu selles osas. Et jaotada 2 päeva peale ära, jah? Väga head mõtted. Ja siis just need mitmepäevased üritused, et inimesed tulevad siia nii-öelda ikkagi siis ööbima ja sööma ja tarbima meie teenuseid. Väga hea. Aga aitäh sulle, Ott. Nii et head mõtted, ma arvan, siin kogu see spordi rahastamine ja ka sporditurismi vaade on kindlasti teemad, mis ju kirgi kütavad ja vajavadki seda tõsist arutelu, et meil oleks need võrdsed põhimõtted, et see on rõõm näha, et selles seisad. Aga aitäh sulle. Aitäh kõigile vaatajatele, kuulajatele ja järgmiste külalisteni.